Nutiseadmed jõuavad lasteni peamiselt läbi täiskasvanu, läbi vanema, läbi vanavanema või siis suuremate õdede-vendade kaasabil. Nutiseadmete võimaldamise ja lubamisega peavad kaasas käima alati kokkulepped ja reeglid. Ehk millal me neid seadmeid kasutame, kuidas me neid kasutame, kus me neid kasutame ja millist sisu nendelt tarbime. Lapse ekraaniaja piiramisel kehtib lihtne põhimõte, vähem on rohkem. Mida vähem laps nutiseadmes on, seda parem. Siiski tasub aja kõrval tähelepanu pöörata ka sisule. Ehk mida laps nutiseadmega teeb, milliseid mänge ta seal mängib, milliseid videosi vaatab. Seega 5 minutit kontrollimatut ekraaniaega võib lapse vaimsele ja füüsilisele tervisele olla palju kahjulikum kui 30 minutit kontrollitud ja suunatud ekraanisisu. Mõned olulised soovitused, mida lapse ekraaniaja piiramisel silmas pidada. Alla 3-aastane laps ei peaks ekraane üldse kasutama, sest ta õpib päriselu olukordades palju rohkem. Asju ise puudutades, katsudes ja vajadusel ka maitstes. Aga siiski, kui väike laps ekraane kasutab, siis see kasutusaeg ei tohiks ületada üle 30 minutit päevas. 3–7-aastane laps ei peaks üle tunni aja ekraane kasutama ja nädalas võiks lapsel olla paar nutiseadme ja meediasisu vaba päeva. Kindlasti kaasa laps ühistesse nutireeglite loomisse, selgita neid reegleid ja kontrolli neid. Ja mis kõige olulisem, pea nendest reeglitest ka ise kinni. Lubatud ekraaniaja lõppedes suuna laps ekraanivabasse tegevusse.